kes on see mees, kes on toetanud pea kõiki Eesti olümpiavõitjaid, kelle süda kuulub spordile ja kes on toetanud väga paljusid Eesti sportlasi. Ta on töötanud miilitsas, temast sai miljonär ja ta tegeleb süvitsi mediteerimisega. See on meie aja kangelane Urmas Sõõrumaa. Miilits, miljonär ja mediteerija. No neid iseloomustavaid sõnu teie kohta on väga-väga palju öelda. Te olete elus teinud nii suuri asju, et tõenäoliselt kogu ühiskond vaatab teile alt ülesse. Rääkige sellest miilitsatööst. Milline oli see aeg ja kuidas teist üldse miilitsa juhtivtöötaja sai? No nii kui see oleks kõige tähtsam iseloomusõna minu kohta, aga ausalt öeldes ütleme, et ma isegi ei paneks esisajasse oma eluteest seda miilitsa, nõndanimetatud miilitsa karjääri. Aga juhtumisi ma sain sinna just sellisel kombel, et ma lõpetasin Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi auto eriala ja mind siis suunati või motiveeriti tööle minema siis Tallinna või Eesti liiklusmiilitsasse ehk kes teede peal patrullisin, et olümpiamängude ajal olen mina lennanud helikopteriga ringi ja mööda viljapõlde jooksnud ja kiirust mõõtnud. Nii et peale seda siis sõjavägi ja kõik muu eriteenistus aga ma pole elu sees miilitsakoolis käinud ega peale relvaeksami pole ühtegi miilitsa asja just õppinud. No te olete öelnud ka, et ega hingest ega miilitsa ei olnud, et tegelikult tegite midagi muud. Mida te siis täpsemalt tegite? No see põhitöö oli ikkagi Eesti eriteenistus, mis tegeles siis nii Eesti kui muude suurte külaliste siis turvamistega. Eesti riigijuhtide ja külla tulnud tähtsate külaliste turvamisega. No sealt ei läinud kaua aega mööda, kui te asutasite oma ettevõtte. On olnud aegu, kui teie ettevõtetes on kokku töötanud rohkem kui 20 000 inimest. Milline oli see ettevõtte loomise algusaeg televaatajatele võib-olla, kes täna tahaksid ettevõtlusega alustada? Kuidas see algus oli? Kõigepealt oli, mis mulle meelde jäänud, on see, et ma vastutasin Palassi hotelli turvalisuse eest ja kõik tähtsamad külalised, välissaadikud, diplomaadid, esindajad, kõige esimene nende elukoht oli Palassi hotell, siis hakkasid nad kõik endale vaatama residentse, elukohti, töökohti, kus parasjagu olla, küsisid minu käest, kuidas turvalisus lahendada. Üritasin lahendada läbi tolleaegse valvekoondise, aga kui valvekoondisest öeldi mulle, et andke meile eelarve ja siis umbes pool aastat ja küll me siis selle valve ära korraldame, siis ma mõtlesin, et kudamoodi ma lähen, ütlen soliidsetele inimestele sükst asja. Siis nuputasin, hakkasin ise osutama teenust. See oli niisugune vaikne algus, aga kõige suurem algus oli see, et Palassi hotelli kõrval oli üks inglaste poolt juhitud kasiino ja sinna telliti minu käest siis 15 niisugust sirget, väljaõpetatud inglise keelt tonkavat noort Eesti meest. Ja küsiti, et palju üks mees maksab, kui sa leiad meile välja õpetatud. Ma mõtlesin, $1000. Leidsingi 15 meest ja mulle laoti 15 000 $100 käe peale. No sellest oleks võinud terve maja juba tolle lausta. Siis ma vaatasin, et polegi väga... mõtet äri teha. On mõtet äri teha, jah. Aga sellest esimesest ettevõtluspäevast, millal see esimene miljon tuli ja kuidas milline see tunne oli, kui miljon koos oli või väga ei mäletagi seda? Ega ma täpselt ei mäleta, seda on küsitud, aga ma arvan, et ehk see juhtus juba rubla ajal. Et kui sai ikka võetud paar viinanotti, kummipaat käe otsa, Soome mindud auto vastu või 2-3 auto vastu vahetatud, tagasi toodud, korda tehtud, ära müüdud, vahetatud ja oligi noor miljon kilekotis. No viinanotid ja kõik see muu sinna juurde, selle kõige kõrval olete te ikkagi olnud spordimees. Ma tean, et juba 7-8-aastaselt ema sõitis jalgrattaga, teie jooksite kõrval. Millal see spordipisik teis nii tugevalt välja lõi? Te olete terve elu ise tegelenud spordiga ja kangelaseks saab teid kindlasti nimetada, sest te olete meie spordikangelasi toetanud vist terve oma teadliku elu.
noh, ega ma ise nüüd päris tippude tipp ei ole päris olnud, aga Eesti tasemel olen silma paistnud üsna mõnelgi alal ja kogu oma teadliku elu olen tegelikult tegelenud spordiga, nii et mul on meistrimedaleid ja diplomeid, ütleme, minu auhinnakapis on, noh, hakkame siin orienteerumisest, peotantsust, boksist, karateest, autovigursõidust, ma ei tea, mida veel. Veel on mingid alasid. Kuidas see nii-öelda 90ndate ja selle ajastu selline peoelu ja melu teist läks see mööda või elasite ikkagi seda ka? Noh, kus ta must vist päris mööda läks, et ma olen sellise 3 keskmise mehe niimoodi energiakiirusega elanud terve elu, nii et ütleme, et ka peod asjad käisid ikka asja juurde ikka. No boksi tegite esialgu sellepärast, et olla kõva mees, aga hiljem ikka sellepärast, et enesetunne oleks parem. Kui kaua te boksiga tegelesite? Boksiga küll väga vähe, aga noh, õigupoolest süsteemselt ainult 3 kuud, aga ma olen igasuguste muude võitluskunstidega tegelenud hästi palju, nii et boks on mul hobi korras olnud, ütleme, et ei ütleks praegugi ära. Ma muidugi kutsuks teid boksitrenni järgmisel korral ja vaatame, kuidas me seal hakkama saame. Ma lihtsalt hoiatan ette, et mul on nii pikad käed, et sa lihtsalt ei pääse mulle lähemale. No me peame selle järgi proovima, ma selles mõttes kohe alla ei anna jutu käigus, et ma teeks ikkagi selle ringist selgeks. aga tegelikult olen mina ka harrastaja. Kas sport muudab elu? Noh, kas ta muudab, et on palju nüansse, mis muidugi elu mõjutavad, ega ta nüüd ei muuda. Sportlik eluviis on alati. Ma arvan, et need inimesed on elutervemad, tihtipeale rõõmsamad ja vitaalsemad ja nii edasi. Ja noh, ütleme, et kui siit edasi minna, ütleme, sport on ju eelkõige keha eest hoolitsemine ja keha on meie hingekodu ja kui hingekoduga on korras, siis on hingel ka ehk vähe parem. Ma spordi juurest ikkagi veel edasi minna ei saa. Miks te olete oma elus nii paljusid sportlasi ja spordiorganisatsioone ja spordiasutuste ehitusi toetanud? On see selline sisemine missioon või millal see tunne tekkis, et kui teil on mida jagada, siis just sportlastega te soovite seda jagada? No, sa panid mind esimest korda mõtlema. Minu käest tihti küsitakse, et sa oled parteisid toetanud, et miks? Nüüd sa küsid, et sa oled sporti nii palju toetanud ja need on, ma arvan, et täna ikkagi kindlalt ütleme üle 10 miljoni euri kindlasti olen isiklikult toetanud niimoodi sportlasi ja spordiorganisatsioone toetanud ja kui keegi küsib, miks, ega ma ei oskagi öelda, lihtsalt ütleme, võib-olla mul on niisugune süda, mis ei kannata ära öelda, võib-olla mul on äkki niisugune võib-olla mu süda rõõmustab sellest, et ma saan teisi inimesi toetada ja lihtsalt olen selline. Ma ütlen sellest kogu Eesti ühiskonna nimel, ütlen aitäh ja nende sportlaste eest ka. Need legendid elavad kindlasti kaua teist ja teie heas südames sportlaste osas.